Alates sõja algusest Iraani vastu on Iisraeli peaministrit Netanyahut korduvalt süüdistatud selles, et ta survestab USA presidenti Trumpi ründama Iraani. Süüdistus, millel on mitte eriti varjatud alatoon, et Iisrael ja juudid kontrollivad Ameerika välispoliitikat. Aga mis siis, kui praegune dünaamika on hoopis vastupidine ja hoopis Trump on see, kes annab Netanyahule ja Iisraelile käske? Koos kaitseministriga olen andnud Iisraeli kaitseväele käsu rünnata terrorisihtmärke Beirutis. Ei tule olukorda, kus Hezbollah ründab meie linnu ja kodanikke ning nende terroripeakorter Beirutis, Dahiyehis jääb puutumatuks. See oli Netanyahu esmaspäeval kell 2 pärastlõunal. Mõni tund hiljem olevat Trump ägedalt Netanyahu peale karjunud pingelises telefonikõnes tema plaanide pärast rünnata Beirutit ning Axiosi andmetel öelnud, sa oled hull, sa oleksid vangis, kui mitte minu pärast. Ma päästan su naha. Kõik vihkavad siin nüüd. Kõik vihkavad Iisraeli selle pärast. Ühel hetkel karjus Trump Netanyahu peale, mida kuradit sa teed? Kella 10 õhtul loobus Netanyahu Beiruti ründamisest, öeldes, et ta ütles Trumpile. Kui Hezbollah ei lõpeta Iisraeli linnade ja kodanike ründamist, ründab Iisrael terrorisihtmärke Beirutis. Ma arvan, et üldiselt sai Trump aru, et sõda Liibanonis, mida Netanyahu on viimastel päevadel eskaleerinud, õõnestaks seda, mida ta üritab Iraaniga teha. Õõnestaks seda kokkulepet, mida ta püüab saavutada. Ja ta otsustas selle lõpetada. Kuigi Netanyahu avaldus viitab sellele, et Iisraeli kaitsevägi jätkab Hezbollah sihtmärkide ründamist üle kogu Liibanoni, välja arvatud Beirut. Peaminister on saanud kriitikat nii liitlastelt kui ka vastastelt. Mitte ainult selle eest, et ta pole oma ähvardusi Liibanoni pealinnas Hezbollah sihtmärke pommitada teoks teinud, vaid ka seetõttu, et teda peetakse olevat läbi kukkunud Trumpi nõudmistele vastu seismisel. Endine parempoolne peaminister Naftali Bennett, keda peetakse laialdaselt üheks Netanyahu peamiseks rivaaliks Iisraeli eelseisvatel valimistel, süüdistas teda, tsitaat, Iisraeli suveräänsuse üle kontrolli kaotamises. Opositsioonijuht Yair Lapid kritiseeris Netanyahut, süüdistades teda, tsitaat, vasallriigi juhtimises. Iisraelis pole kunagi olnud peaministrit, kes oleks sellise alandava nõudmise vastu võtnud, mis on ilmselgelt mõistuse vastane. Hezbollah on vaenlane nii Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades, Baalbekis kui ka kõikjal, kus tema väed on paigutatud. Ja me peame seda ründama, ega tohi Iisraeli kaitseväe käsi siduda. Kriitikat tuli ka Netanyahu paremäärmusliku koalitsiooni seest poolt, kui riikliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir kutsus teda üles Trumpi nõudmisi eirama. Ben-Gvir kirjutas X-is. Sa ütlesid, et tugev peaminister ütleb Ameerika Ühendriikide presidendile jah kui võimalik ja ei kui vaja. See on aeg öelda meie sõbrale president Trumpile ei. Ja seega, hoolimata sellest, et Iisraeli sõjaväeametnikud väidavad, et Hezbollah olukord on hullem, kui väljaspoolt paistab, ja et jätkuv surve võib anda tulemusi. Järgnevatel päevadel on viimase 24 tunni sündmused paljastanud 2 ebamugavat tõde. Esimene neist on see, et Iraani järjekindlus siduda Liibanoni rinne läbirääkimistega USA-ga on end ära tasunud, piirates Iisraeli tegutsemisvõimalusi. Ja teine on see, et Iisrael ei ole haavatav mitte ainult Hezbollah droonide, vaid ka Trumpi surve suhtes. Ja mõlemad ohustavad praegu Iisraeli riigi julgeolekut.